Tere päevast, minu nimi on Aavo Martinson, täna on kolmapäev ja täna viin ma läbi järjekordse loengu. See on Rahumaja loengusari ja tänane teema on nähtamatu vastasseis, Jumal ja saatan, müüt, sümbol või tegelik reaalsus. Religioossed inimesed ei võta üldiselt tõsiselt mõtet, et selles maailmas eksisteerib nii taevane pool kui ka saatanlik pool. Selle põhjuseks on eelkõige see, et paljud inimesed ei ole kindlad ei iseendas ega selles, kas Jumal ja saatan üldse tegelikult olemas on. Kuid siin me teeme selge ja ühemõttelise avalduse nii Jumala kui saatana olemasolu kohta. Mida ütleksid Jumal ja saatan ise oma eksistentsi kohta? Kahtlemata on nad ise kindlad, et nad on olemas. Seni on Jumalat tuntud vaid kui kõike teadvat ja kõikvõimsat olendit. Inimesed kujutlevad, et ta istub au ja hiilguse troonil kui absoluutne isand, kellel ei ole mingit seost loodud maailma asjadega. Kuid on olemas ka teine pool. Jumala ja inimese vaheline suhe on vanema ja lapse vaheline suhe. Jumal on vanem, kes on pidanud kandma valu ja kurbust alates ajast, mil ta kaotas oma esimesed lapsed, Aadama ja Eeva. Enne kui Jumal hakkas looma, eksisteeris ta üksinda. Esmalt lõi ta inglid, seejärel koos inglitega kogu maailma. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeval, loomade üle ja kogu maailma üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Ja lisaks on kirjutatud, ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Inglid ei ole Jumala lapsed, vaid on Jumala teenijad ja inimeste teenijad. Jumal seadis üles 3 peainglit, Lutsiferi, Miikali ja Gabrieli. Kuidas mõista nähtamatut Jumalat? Kuidas on võimalik teada nähtamatu Jumala loomust? Üks viis Jumala loomust mõista on vaadelda universumi, mille ta lõi. Kõik asjad loodud universumis kujutavad endast looja nähtamatu jumaliku loomuse mingi omaduse ainelist kehastust. Nii nagu kunstniku iseloomu võib tundma õppida tema teoste kaudu, võib mõista Jumala loomust vaadeldes loodu mitmesuguseid asju. Näiteks aatomist väiksemad osakesed, mis on kogu mateeria ehituskivid, omavad kas positiivset, negatiivset või neutraalset laengut, mis moodustub positiivsete ja negatiivsete koostisosade neutraliseerumise tulemusel. Kui osakesed ühinevad vastastikuste suhete kaudu nende kaheste omaduste vahel, moodustavad nad aatomi. Taimed paljunevad tolmuka ja emaka abil. Loomad paljunevad ja säilitavad oma liike isaste ja emaste vaheliste suhete kaudu. Vastavalt Piiblile nägi Jumal peale Aadama loomist, et inimesel ei olnud üksinda hea elada. Alles peale seda, kui Jumal lõi Eeva Aadama naissoost paariliseks, kuulutas ta, et loodu oli väga hea. Seega mõistame, et iga asi vajab eksisteerimiseks vastastikust suhet kaheste omaduste yang ja yin vahel. Kuid leidub ka teine paar vastastikustes suhetes olevaid kaheseid omadusi, mis on võrreldes kaheste omadustega yang ja yin
eksisteerimise jaoks veelgi põhilisemad. Igal iseseisval olemusvormil on nii väline vorm kui ka sisemine omadus. Toogem näiteks inimesed. Inimene koosneb välispidisest vormist kehast ja sisemisest omadusest hingest. Keha on nähtamatu hinge nähtav peegeldus. Kuna hingel on kindel ehitus, siis hinge peegeldav keha omandab samuti kindla välimuse. Keha peegeldab hinge ja liigub vastavalt selle korraldustele, et hoida alal elu ja teostada hinge eesmärke. Loomad elavad ja liiguvad, kuna nende keha juhib sisemine omadus, mis vastab inimese hingele ning annab meile kindla eesmärgi. Taimed täidavad oma orgaanilisi funktsioone sisemise loomuse abil, mis toimib mõnes mõttes nagu inimese hing. Positiivsed ioonid ja negatiivsed ioonid ühinevad, moodustades molekule, kuna igas ühes neist on algeline sisemine loomus, mis juhib neid selle eesmärgi poole. Selleks, et energia saaks moodustada osakesi, peab ka energial olema sisemine loomus, mis suunab seda võtma kindlaid vorme. Uurides sügavuti otsime kõige põhjust, kes lõi selle sisemist loomust ja välist vormi sisaldava energia. See olend on universumi lõpmatul hulgal asjade esmapõhjus. Me kutsume seda esmapõhjust Jumalaks ehk taevaseks vanemaks. Jumalat ei saa enam näha üksnes taevase isana. Jumal on taevane vanem, taevase isa ja taevase ema harmooniline ja täiuslik ühtsus. Milline on suhe Jumala ja universumi vahel? Jumal on nähtamatu subjektpartner, universum kui tervik on Jumala aineline objektpartner. Vastavalt loomuse printsiibile ilmutavad Jumala kahesed omadused end sümboolselt või kujutisena kui individuaalsed tõekehad, mis moodustab universumi. Kuna individuaalsed tõekehastused on kõik Jumalale substantsiaalsed objektpartnerid, sarnanedes tema algsele sisemisele loomusele ja algsele välisele vormile, omavad nad kõik iseendas nii sisemist loomust kui ka välist vormi, nii yangi kui ka inni. Jumal, kõikide asjade looja, on absoluutne reaalsus, igavene, iseeksisteeriv ning ajas ja ruumis piiramata. Jumala põhienergia on samuti igavene, iseeksisteeriv ja absoluutne. See on kõikide jõudude ja energiate allikas, mis võimaldab loodud olenditel eksisteerida. Me kutsume seda põhienergiat universaalseks algenergiaks. Maailmas, kus Jumala loomise eesmärk on täitunud, kehastavad kõik olendid Jumala algset sisemist loomust ja algset välist vormi ning alustavad sfäärilisi liikumisi, et luua alus Jumala valitsemisele. Jumal on seega kõikjal. Jumalal on emotsioonid, intellekt ja tahe. Jumal on inimese hinge subjektpartner. Seega on ta ka inimese emotsiooni, intellekti ja tahte subjektpartner. Soovides teostada oma algset väärtust, reageerib inimese hing Jumala täiuslikule emotsioonile, intellektile ja tahtele ning hakkab keha kaudu vastavalt tegutsema. Nii ilmutab ta algse ilu, algse tõe ja algse headuse väärtusi. Võti Jumala esimese õnnistuse poole asub individuaalse iseloomu täiuslikkuses. Indiviidi hing ja keha peegeldavad Jumala kaheseid omadusi ja on nende objektpartneriteks. Selleks, et indiviid saavutaks iseloomu täiuslikkuse, peab ta rajama individuaalse neljapositsioonilise aluse, kus tema hing ja keha saavad Jumala keskselt üheks. Seda läbi andmise ja vastuvõtmise toimingu. Jumala teise õnnistuse täitmiseks
peavad individuaalse täiuslikkuse saavutanud Aadam ja Eeva rajama jumalakeskse perekondliku neljapositsioonilise aluse, saavutades mehe ja naisena ühtsuse armastuses ja kasvatades lapsi. Jumala kolmas õnnistus tähendab inimese valitsemise täiuslikkuse saavutamist kogu loodu üle. Selle õnnistuse teostamiseks peavad inimesed ja loodud maailm saama täielikult üheks, rajades sellega jumalakeskse valitsemise neljapositsioonilise aluse. Selleks, et religiooni, poliitika ja majanduse teed võiksid ühineda ja Jumala ideaal saaks teostuda, peab ilmuma uus tõeväljendus, mis suudab täielikult ühendada religiooni ja teaduse. Sellele tõele rajatud religioon juhib kogu inimkonda Jumalaga südames üheks saama. Sellise religioosse suuna järgijad kujundavad majandussüsteemi vastavalt Jumala loomise ideaalile. See omakorda saab aluseks uuele poliitilisele korrale, mis väljendab ja teostab sedasama ideaalset visiooni. Nii sünnib messialik kuningriik, mis rajaneb vastastikusel sõltuvusel, vastastikusel õitsengul ja universaalselt jagatud väärtuste printsiipidel. Kokkuvõtteks võime öelda, et Jumal ehk taevane vanem on universumi looja. Ta on inimkonna vanem, isa ja ema. Ta on armastuse olend, omab emotsioone, tahet ja intellekti, on absoluutne reaalsus, on unikaalne, muutumatu, igavene, ise eksisteeriv, kõike teadev, kõikvõimas ja kõikjal olev.